ajaraamist ka, ma arvan, et 2 tundi rääkida on omajagu ja kell 8 ma arvan, võiks nagu otsad kokku tõmmata, et kes tahab, võib pikemalt pärast ponitama jääda. Kust siis kõik alguse sai, natukene ajakava. Aprillis, eelmine aasta 2024, Mõniste piirkonna 17 küla siis esitasid Rõuge vallavolikoogule ettepaneku, et soovivad piiri muuta. Rõuge vallavolikogu komisjonid ja volikogu seda asja siis arvutasid ja jõudsid siis juunis sinnani, et alustatakse läbirääkimistega. Vahepeal oli suur suvi, vallavanem ja volikogu esimees käisid siis seda tööplaani tutvustamas, et kuidas see asi siis, missugune ajakava on. Valdade liitumisel kindlasti ei ole ainuke argument raha, et läbirääkimiste alustamise põhimõte oligi see, et vaadata siis konkreetselt üle, millised need tegelikud numbrid on, milline see tegelik olukord on ja see oli tegelikult suuresti põhjus, miks otsustati, et me alustame läbirääkimisi. Ettepanekul oli alla kirjutanud 283 inimest. Ja kui nüüd tutvun seletuskirjaga, mis Rõuge vallavolikogu on oma eelnõule juurde lisanud, siis hääletuses küsitlus, mis rahva käest küsiti, seal vastas 285 inimest. Kuidagi need rahvaarvud on väga samad, et me räägime 285 inimese soovist meie valda üle tulla ja ettepanek vallavolikogule, et nad on rahulolematud Rõuge vallavalitsuse tegevusega ja nende teenustega, mida seal pakutakse, et mis neil annab vaimu, et siin vallas see Pudumäed nüüd on uhkemad ja suuremad ja nad saavad kõik, mis nad soovivad. See meie ettepaneku suhteliselt kaalutletud ikkagi ja ma olen ka seda varem ütelnud, et jah, rahulolematus meil seal on, muidu poleks sellist protsessi algatanud. Miks Antsla vallale selline ettepanek? Antsla vald on toiminud oluliselt ratsionaalsemalt igas vaates, et mina vähemalt üritasin küll vaadata, kui suur on haldusaparaat võrreldes Rõuge vallaga, kuhu on raha paigutatud, et Mõniste vald omal ajal, peab ütlema, et toimetas üsna optimaalselt, meil pole liigselt mitte midagi. Ja selles suhtes on Antsla vald hästi sarnaselt toimetanud. Ei ole selliseid toredusprojekte tehtud, kuhu on raha ja ei ole ka väga palju raha paigutatud kõrvale, mis ei ole otseselt valla ülesanne, nagu tehakse Rõuges. Kes pani kõrvale ja kuhu pandi kõrvale? Muidu on lihtsalt jutt, et keegi pani kuhu. Kõrvale pandud raha selles mõttes, aga sellistesse projektidesse, mis ei ole otseselt valla põhiülesannete hulgas. Praegusel hetkel hästi suurelt on, kõik teavad, et on 3-korruseline klubihoone MTÜ-le, kuhu on 100 000 raha paigutatud, omavalitsuse raha on vabatahtlike päästjate depoo. Et see on nagu üks näide. 900 kantis võis olla. Üle 900 oli jätkusagil. Te kindlasti olete kuulnud, et see tabel läks hästi palju miinusesse, et seal tõesti see teadmine, et Mõniste valla liitmine Antsla valla üldkulusid ei aita katta, see teadmine selle tagajärjel meil kindlasti tuli. Siis me tegime teise tabeli, mis läks siis meie valdade ühiskomisjoni, sest selleks ajaks olid päris mitmed andmed juba olulisemalt täpsustunud ja täna selle tulude ja kulude esituse me tegimegi siis selle komisjoni materjalide järgi, aga siin on ka mõned numbrid muutunud ja ma räägin ka võrreldes, et kuna kodulehel on need olemas, siis ma räägin siin ära, et millised numbrid on muutunud ja millest tulenevalt see on tulnud. Et ühe piirkonna kõige olulisem tulu on tulumaks, siis on maamaks. Kõik need tulud on aastapõhised. Teame väga hästi, et need numbrid on mitmes kohas üleval ja te räägite sellest, nagu meile tuleks kõik see sisse. Aga nüüd me tahaksime hoopis teada, mida peab nüüd, kui see piirkond meiega ühineb.
kui palju nad vajavad nüüd sinnapoole abi selle sama valla eelarvest, mis nüüd peaks siis kokku liitma. Pluss tugispetsialistid. See kõik vajab ju puhtalt valla eelarvest minemist raha. Samamoodi vahetused ka, ajaasustust ütlesite 10 000, aga me peame valla poolt ka sinna juurde. Kõik on ju valla toetused lisaks veel. Aga palju sealt juurde tuleb tulumaksu, te ütlesite, palju sealt rahva poolt meile tulumaksu laekub nende inimeste peale. 755 000. Ja kas sellest jätkub sinna piirkonda abistada? Kaupade ja teenuste müük on erakordselt suur ja see tutvustati ära ka juba, mis tekitab tegelikult segadust, et ma arvan, miks see sinna sisse pandud, aga mind võitakse parandada, et see on hooldekodu summa, et seda on mitu korda räägitud, et selle võiks üldse sealt ära panna, aga see on pandud sellise väikse kübaratritiga, et kui me panen sinna suurema summa, seda hooldekodu sinna sisse, siis laenuprotsendi summa läheb meil mõniste osas väiksemaks. Ja kui me selle paneme siia sisse, siis me saame lihtsalt ilusama numbri rahvale tutvustada. Ma lihtsalt räägin, et kas see on nüüd vale, siis kummutage see väide. Juba kordavalt maha võtta, aga seda pole tehtud. Kuna tegemist on ületulema varaga, et ta on Rõuges hallatav asutus ja me omavalitsusena peame ta ka vastu võtma. See, kas ta jääb meile hallatava asutusena või ta läheb meie hooldekoduga kokku või toimub seal veel midagi muud, see on tegelikult volikogu otsus ja ta esialgselt tuleb meie valla eelarvesse. Kuidas hüvitatakse Antsla valla ametnikele nüüd tekkinud halduskoormus, et see ei ole tegelikult lihtne, et olete selle peale mõelnud? Ja kui mitu uut töökohta luuakse? Uusi töökohtasid otsus panid välja siis avaldustöötaja ja mõniste koolile, lasteaiale juhtivaja. Vallavalitsuse koosseisu ei ole planeerinud suurendada. Enne siin kulude tabelis käis läbi see, et 5% palgatõus on siis siia planeeritud. Rida-kohast Mõniste vald mainus, et investeeringut teha ei tule. Teenuse kvaliteet on nii nagu nad on selle Rõuge valla poolt. Siis Antsla vald kindlasti proovib pakkuda paremaid kvaliteetsemaid teenuseid, mis omakorda nõuab rahastust ehk siis investeeringuid. Et kas on tehtud põhjalik analüüs prognoositavate investeeringute mahu kohta? Aastal ei ole selles mõttes väga põhjalik analüüs. Selle, mis enne Veerika välja tõi, see on hinnaline vajadus, mis puudutab küttesüsteemi remontimist, renoveerimist rahvamajas ja hiljem järgmises slaidis tulevad siis ühisveevärgi investeeringud, mis on tõesti nii ühisveevärgi arendamise kavas välja toodud järgmiseks 10 aastaks. Aga ma võin ka nagu öelda, et Antsla vallas on neid investeeringuid planeeritud ikkagi ka juba miljonites, et me ei ole põhimõtteliselt mitte ühtegi investeeringut veekanalisatsiooni võrku teinud ilma siis keskkonnainvesteeringute toetuseta või siis ilma toetusteta. Kuidas ei ole kirjas nagu üldse transporti? Et kui te täna kujutate ette, et Mõniste on nagu saarena seal, siis ma olen korduvalt vallavalitsusele ütlenud ka ja volikogu esimesele, et tegelikult peab olema kahe piirkonna vahel transport, nii nagu meil on Kuldre Antsla vahel, nii edasi on ju. Hommikul peaks olema sealt, kui me sealt siia, õhtul tagasi ja lõunal, miks mitte ka üks ring veel on ju. Sellepärast, et nii nagu te lugesite ka sealt Mõniste motivatsioonikirjast on ju, kus on kirjas, et nemad näevad ette, et lapsed tulevad muusikakooli saab tulla, keskkooli saavad lapsed käia. Kui meil ei ole täna transport üldse nagu kajastatud, siis kuidas me seda teeme on ja kahjuks ja kuludesse ei taheta neid asju sisse panna, aga te näete, siis tulud tõusevad ja kulud on kogu aeg langenud. Et kui lihtne arvutus ütleb seda, et kui meil on niimoodi, et hommikul tuleb, kui buss on seal, hommikul tuleb Antslasse, lõuna ajal viib lapsed tagasi, toob muusikakooli ja õhtul läheb ära, siis see on 150 kilomeetrit päevas, kui me korrutame selle 2 euriga ja korrutame 11 kuuga, siis see on 80 000 euri
oleks see kulu. Ja kuidas pääseb sotsiaalteenusel vajadusega inimene vallavalitsusse, see on ka minu küsimus, et kuidas saab toimetulekutoetuse taotleja vallavalitsusse taotlema toimetulekutoetust, kuidas pääseb tugiisikuteenuse vajadusega isik tugiisikuteenusele Antsla vallavalitsuse hoonesse, sest et tugiisik ei pea minema kõikide tugiteenust vajavad isikute juurde koju. Ja mina ei ole sellega nõus, et kaotati ära Kuldre vastuvõtupunkt. Mina ei ole sellega nõus, et Mõnistesse nüüd luuakse see. Sotsiaaltööd tuleb kindlasti seal Mõnistes pakkuda ja bussiliiklus parasjagu ei oska sulle rohkem öelda. Kulud tabelitest on kindlasti mingid olulised kulud puudu ja täna kohale tulnud inimesed tahaks neid kulusid ikkagi näha. Need on antud veel välja toomata. Aga ma tahaks seda Aivo küsimuse lisaks, et meil on Mõniste inimesed kohal, äkki nad ütlevad, kuidas on selle bussitranspordi. Peab ütlema seda, et Antsla gümnaasium on geograafiliselt kõige lähem. Aga probleem on selles, et tõepoolest hommikul sobival kellaajal bussi ei tule. Aga nüüd see, et kas see peab olema vallakulu, see on nüüd teine teema. Et tegelikult võiks ikkagi olla see nii-ütelda riigi poolt doteeritud liin. Et meie ei näe põhjust, et kindlasti peaks olema. Kui Antsla vald või ütleme Antsla gümnaasium on huvitatud sellest, et meie lapsed tuleks, sellepärast, et siin on üteldud ka seda, et lapsed lähevad Võru gümnaasiumi, aga me juhtime tähelepanu, et Võru gümnaasiumis on katsetega sisse pääsed. Ja need, kes ei katsetega. No aga siis on, kui ei pääse sisse, siis ei aita läbi. Aga kui nagu gümnaasium on huvitatud sellest, siis üldiselt muidugi, et kõik vallad on Kagu ühistranspordikeskuse liikmed, võib taotleda seda, et selline liit käima pannakse. Aga nagu et Mõniste poolt vaadata, et meil nagu oleks hädavajadus, et kindlasti peaks uus bussiliin rääkimata, et vallakul, et seda vajadust me ei näe. No kas te pole siis arvestanud praegu seda, et mis teie arvates, kuhu tulevikus teie lapsed edasi lähevad, kas nad kaaluvad üldse ühe asjana Antsla gümnaasiumi või otse on laiali mujale gümnaasiumi? Seda ma tahtsingi ütelda, et geograafilist on see kõige lähem. Kui oleks sobiv transpordilahendus, siis Antsla gümnaasium on nii lähedal, et Mõniste lastel oleks võimalik kodunt käia. Teisi gümnaasiumi selliseid piirkonnas ei ole. Et igapäevaselt kodunt käia gümnaasiumis. Kuidas? Ütleme, 40, 50, seal kus mina elan on 50 kilomeetrit. Te ütlesite, et 47 õpilast. Ma saan aru, et siin on päris palju inimesi tulnud, enamust ma tunnen ja ma arvan teadvad ka, mis on enamus inimeste mure, mis on ka minu mure, et kas nagu see meie piirkond, Urvaste piirkond, on siis Ruhinge, Koigu, Kuldre, kas see piirkond ei jää veel vaesemaks, kui üks samasugune piirkond võetakse juurde? Kui me räägime siin koolist, kõik me teame, mõlemad koolid on väikesed. Kuldre kooli prognoos on pigem see, et laps jääb vähemaks. Mõniste koolil paistab, et nagu inimeste arv väheneb, aga nende laste arv suureneb. Et mingil hetkel iga vallavalitsus, ükskõik kes seda valda juhib, peab esitama endale küsimuse, et kahte kooli tuleb pidada ei ole võimalik. Kahte väikest kooli. Antslas me ei räägi, Antsla on gümnaasium ja Antsla jääb ja Antsla ei ole õpilaste arvuga probleemi. Ja võib-olla Kenno oskab kõige parem öelda, mis maksab ja kas üldse saab näiteks Mõnistest lapsi vedada Antslasse, kas õpilasringi aegu läheb lõhki, tunni aega sa ju ei toodi lapsi ära. Täpselt. Ja siin tekibki küsimus, et kui siis tuleb see raske otsus teha, et milline kool nagu sulgeda või viia siis algi jätta seal mingiks 3- või 4-klassiliseks, ma ütlen, pole vahet, kes on vallavanem, kõik teeksid sellise otsuse Kuldre koolist, Kuldre piirkonnast lihtne vedada Antslasse ja kui me võtame ära Urvaste poole pealt Kuldre kooli, siis see on praegu veel see pidev punkt, mis nagu liidab neid kohalikke inimesi, kus nad saavad kokku, kus nad käivad koolipidudel oma lastega.
ma lugesin Katrini, Kubauside juures Katrini vastu, lugesin tema seda vallalehe artiklit, kus ta ütles, et nad tahaks nagu elamiskõlblikku elu säilitada mõistes. Aga mina olen Urvast inimene, mina tahaks elamiskõlblikku elu säilitada selles piirkonnas. Et see on minu küsimus ja need arvud kõik minu jaoks isiklikult, kas see 15 000 plussi või 20 000 plussi siia-sinna, see ei olegi kõige tähtsam on see, mis saab sellest piirkonnast, kus mina elan. Kuulates lihtsa kodanikuna neid arve, neid jutte, ehk siis tulud kogu aeg tõusevad, ei oska neid päris hästi prognoosida, päris täpselt ei tea, loomulikult ei saagi teada mingeid kulusid, ma saan aru, tulusid tähendab, aga praegu nagu ettekandest jääb kõlama, et tulud nagu justkui kogu aeg tõusevad, kulud nagu justkui kogu aeg langevad, kõike ei saa prognoosida, seda ei saa teha, et äkki justkui nagu natuke liiga kiirustades on see asi, et see on nagu umbes niimoodi jääb mulle, andke andeks mulle vale mulje, jääb selline mulje, et liitume ära ja siis vaatame, mis saab. See on liiga kiiresti võib-olla tõesti, lihtsalt selline pinge. Kas ei ole see kiirustus, enamus küsimustele siin vastust ei saa. Agnes küsib, kuidas need asjad käivad, Aavo küsib, kuidas koodi saavad lapsed, põhiasjad. Selles mõttes tõesti nagu väga tempokas on olnud ja lihtsalt kuna eesmärk oli esialgu, et me lahendame, me proovime, liigume selles ajagraafikust, et 1. aprilliks on need asjad ära tehtud, et see asi väga vinguma jääks. Märtsikuus suudaks volikogu selle otsuse ära langetada. Meil on selline ettepanek, et täna on kohalikud rahvased, enne kui me täna lõpetame, et teeme selle nii-öelda rahvahääletuse siin praegu ära, et siis vallavalitsus ka näeb nii-öelda, mis meelsus see on. Et siin on aktiivsemad kohalikud, mis on täna aktiivsemate arvamus, seda võib muuta, kui lähete sinna igast rahvas hääletama. Aga teeme lõpus ära selle, vaatame, mis täna välja tuleb öelda, siis te saate hinnata, mis on meie enamuse meelsus. Ei no, võtame nende andmete pinnas, täna, aga siis me saame öelda, siis me näeme, vaatame teile see näkku, kes kuidas hääletab. Ma kommenteerin natukene seda EPO küsimust selle kohta, et kui me räägime siin, et tulu, et ühte või teist asja ei saa täpselt prognoosida, siis tegelikult see nii ongi. Ja miks seda ei saa teha? Kui te peaksite praegu kohe, et ma annan teile paberid ette ja ütlen, et kirjutage oma pere aasta eelarve, prognoosige see ära. Ma arvan, et te saaksite sellega suuresti hästi hakkama. Aga kui ma annaks teile ülesande, et vaatame oma naabrit ja tema pere eelarve, siis sellega väga tõenäoliselt jäädakse jänni. Ja praegu on tõesti see olukord, kus me mõniste piirkonna kulusid kooli ja lasteaia prognoosimise aluseks on 2024 täitmine, mille me panime siis nii-öelda kasvukoefitsiendi juurde. Nii tehakse seda ka meil Olavasa valla eelarve prognoosis. Siin teatud summade puhul, näiteks kui me võtame selle sama haridussummad tegelikult täpselt, siis see sõltub väga palju sellest, millised on koosseisud, millised on algakoefitsendid, aga need on kõik need asjad, mis tulenevad ju nendest omavahelistest kokkulepetest. Nüüd, mis puudutab seda bussiliini, siis jaa, tõesti, kui volikogu on seda meelt, et see bussiliin peab tulema sinna ja see otsustatakse, siis tuleb see ka sinna kuludesse kirjutada. Aga praegusel juhul rääkides ka mõniste piirkonna inimestega, siis nad ei ole seda meelt, et see bussiliin peaks sinna tulema. Ja mina ei tahaks teha küll seda rõuga olukorda, et kui seal kärbiti ilma, et inimestega räägiti või tehti juhtimismuudatusi, siis meie lähme tegema nii-öelda teatud kulutust, kui piirkonna inimesed ütlevad, et nad ei näe sellel vajadust. Peale seda eelmise kolmapäeva koosolekut, kus tõesti läks selliseks, et me sisuliselt selle tulude osas ei saanudki eriti midagi arutada. See oli väga õige koht, kus nii-öelda teha ka teatud otsused, aga nende otsusteni me ei jõudnud. Ja me käisime pühapäeval veel mõniste piirkonna nii-öelda sellise, ma ei tea, seda juhtgrupiga, aga nendega, kes tõesti on rohkem olnud nende arvamuste ja ettepanekute juures. Me käisime nendega kohtumas, rääkisime läbi need samad kolmapäevasel üldkoosolekul
räägitud ettepanekud ja põhimõtted ja küsisime ka nende arvamust selle kohta. Nii et ja ma saan tolle piirkonna inimestest ka nagu väga hästi aru, et kui sul on tõesti nii-öelda eesmärk oma kooli säilitada, siis selle nimel ollakse valmis nii-öelda teatud kulutusi katma vabatahtlikult või MTÜ-de all, aga need on läbirääkimise asjad ka siin majanduse külje peal. Meil on nii-öelda oma kogemuse järgi, praegu Antsla valla kogemuse järgi prognoositud kulud, aga seal ei ole taga mingeid lepinguid. Et kui me läheme nii-öelda oma Antsla valla eelarvet tegema, siis me teame juba, sellel asjal on leping taga, sellega peab arvestama, see on prognoosimise alusel. See teeb liiga osaleda piirkonnale Antsla vallas. See mõnistes, kui sa räägid sellest, siis sa ütlesid ka selle Kulbe kooli kohta midagi välja, on ju, mäletad? Selles mõttes ma ütlesin selle sama vastuse, mida ma ütlesin noortevolikogule, sest noortevolikogu küsis nii-öelda vallajuhtide käest küsimuse, et kas Mõniste piirkonna liitumine toob kaasa Kulbe kooli sulgemise. Siis ma ütlesin, et jah, Kulbe kool läheb tulevikus sulgemisele. Aga ta ei lähe mitte selle pärast sulgemisele, et Mõniste piirkonda tuleb juurde, vaid ta tuleb selle pärast sulgemisele, et Antsla valla sündivus on praegult ülimadalaks läinud. Et kui me võtame nagu numbritena, siis 2024 aasta sündis meile 26 last, aasta varem 21 last ja 2022 sündis 36 last. Et kui me jagame selle nii-öelda praegu 2 kooli peale, siis see jagunemine, et meil on Kulbres 1 klass ja Antslas 2 klassi, nagu see on nii-öelda olnud, siis see ei toimi, et neid lapsi on liiga vähe. Ja kuna küsimus tuleb tõesti selle Kulbe kooli piirkonnast, siis mul on nagu väga kahju tõdeda, aga kooli panevad kinni ikkagi lapsevanemad. Et kui meil praegu on trend, kus Urvaste ja Kuldre piirkonna lapsevanemad viimad oma lapsed Usti lasteaeda, siis see tõenäosus, et nad lähevad Usti lasteaiast pärast Antsla kooli, on väga suur. Ja see nii-öelda õpilaste arvu vähenemine paneb nagu kooli kinni. Aga kui me olime Mõnistes... Ma kohe lõpetan. Kui me olime ka Mõnistes, siis ma ütlesin selle sama vastuse, mida me seal noortevolikogus vastasime, et kuna omavalitsust vaadatakse koolide korralduse poolt nii-öelda ühena, et see, kas Haridus-Teadusministeeriumid selles mõttes praegusel juhul ei ole jätkuvalt, nii päris ei saa öelda, aga ütleme, nad jätkuvalt ei arvesta selle hajaasustuspiirkonna koolikorraldusega ja kuna survestamine haridusraha osas jätkuvalt käib omavalitsuse lõikes, siis kaudselt tõesti võib öelda, et Mõniste piirkonna juurdetulek tõenäoliselt võib kiirendada Kuldre kooli sulgemise otsust. Tähendab, ma arvan, et me sihukese pika jutu ja ilusa jutuga edasi läheme, siis me juba homsele sooru koosolekule keegi siit ja rahvas ka siit ära ja ta läheb minema. Erko, mina sain lihtsalt küsimusena vastusest aru, mida Erko soovib saada, et meil tulud aina tõusevad ja kulud aina langevad ja ta tahtis sellele vastust, mitte seda pikka, et mis on aru, et sa said vastuse sellele, kas see oli sinu mõte? Ei, mõte oli see ja mõte lihtsalt on see, et see perike valesti. Jah, sina oled väga õigesti, lihtsalt küsimus oligi selles, et kui ma ei tea, lihtne näidik, kui ma olen autot ostma, siis ma ostan auto, mõtlen, et ma pean nagu enne välja mõtlen, kas mul on seda kasvu vaja teha, kas see aastamaks kurat on makstud või ei ole, aga praegu siin tuleb välja niimoodi, et ostame auto ära, siis vaatame, mis edasi saab, ülevaatus ja vaatame, kuidas see tehtud saab. Teist keegi Rõuge volikogus esindatud? Reinald, nii. Aasta algus jaanuaris meile tuli motivatsioonikiri, ma ei tea, kas selle kangigi tutvunud või on kaasas, seal oli ilusti kirjas see gümnaasiumi osa. Et pluss on see, et Mõniste osa lapsi tuleb meie gümnaasiumisse. Aga kui me kuuleme, siis bussi keegi sinna ei taha.
et ega nad sealt jalgsi tulema ei hakka, et kas see nüüd on siis lihtsalt, et me teeme jälle asja ilusamaks, aga see nii ilus ei ole, tegelikult me ei tahagi neid lapsi sinna luua. Siis on teine asi, volikogu liikmena te võiks teada, et lubasite meile veel jaanuaris enne volikogu, kui te käisite, et 80 000 võetakse laenust ühinemis osa maha, mis on 80 000, aga meile kinnitatakse, et seda maha ei võeta ja see on protokollitud, kas vallavanem kinnitab seda? See on Rõuge vastus, et ühinemistoetuse jääk ei ole lisainvesteeringutega seotud ja see ühinemistoetuse jääk on kasutatud tegelikkuses nii-öelda mõniste piirkonna teisteks kuludeks, mis ei olnud otseselt. Valetatakse ühinemise käigus. See on nüüd Reinu vastus. Ma võin vastata. Ma võin vastata küll, ei. Mõniste inimesed on selgelt sellel seisukohal, et see on see raha, mida Rõuge vald nii ütelda tahab mõniste piirkonnast ära võtta. Minu poolt esitatud teabenõudele selline vastus tuli, et ühinemistoetus sellises summas peaks olema. Ja need ühinemistoetuse rahad peaks olema maha arvestatud laenudes. Aga mõniste inimesed ei ole kaasatud läbirääkimiskomisjonidesse. Aga volikogu liikmena te võiks ju seda teada. Ma saan aru, kui te ei ole volikogu liige, siis te ei tea neid asju, aga volikogu liikmena... Minul selline teadmine on ja mina olen seisukohal, et selle peaks sealt maha arvata. Aga seda ei arvata, aga miks te kirjutate motivatsiooni kirjas, et see arvatakse sealt? See ongi, et see on nagu vale informatsioon. Ma lõpetan nende küsimused ära, et saaks ära. Siis on... nüüd sa ajasid mul mõtted asju. Kui me saime augustikuus esimest korda kokku, siis oli see laenu summa oli 900 000. Nii. Kui tulid nüüd meile, et kui me ühineme, siis see summa on praegust meil 875 000, seda on ka nopitud nüüd 878 000. See oleks pidanud vähenema aastaga 115 000. Seda ei vähendatud sellel põhjusel, et võeti mõniste osade laenupuhkust. Volikogu liikmena te oleks pidanud teadma, et seda laenu ajatati, lükati edasi ja seda ei võeta maha, aga jaanuaris 21 te veel rääkisite meile, et see on samamoodi valetamine, see 115 pole maha läinud, te teadsite, et seda ajatati. See laenusumma ajatamine oli aastal 2023. Ja meile te väitsite selles motivatsioonikirjas ja siis kui kokku saime, et see laenusumma väheneb, aga see pole vähenenud. Mina tulin selle motivatsiooni sellega me tulime volikokku. Ma nüüd ei mälesta täpselt, kas sa seal volikogus olid, aga Katrin vastas ju, et see hetk, kui me seda tegime, siis ei olnud selle 80 000 osas kindlust, et kas Rõuge võtab selle maha või ei võta. Nii, ja kui ma selle teist korda Antsla sellesse gruppi postitasin, oli ikka see summa üle? See oli maha võetud. Jaa, ma võtsin selle maha sellepärast, et see oli juba teada, et seda ei tule. Aga tervist, mina olen Kristo, ma olen Mõnistest, et paari sõnaga ma selle protsessi kohta nagu kommenteeriks, et meie jaoks oli ka, me oleme kohalikud, me nagu oma tulusid ja kulusid suhteliselt hästi teame. Et kui palju on selle piirkonna tulud, kulud ja seda eelarve ridasid me oleme ikkagi ajanud viimse piirini nagu põhjalikult välja, kõik igasugused tugiteenused, kõik asjad, mis kooli, lasteaia kõigega nagu kokku käivad. Et meil on seda olnud raske teha, sellepärast, et läbirääkimised peavad kaks omavalitsust ja kohalikud inimesed ei ole sinna selliselt kaasatud, et me peame neid andmeid võtma avalikest allikatest. Ja meie jaoks oli ka nagu külm dušš oli see, kui me sinna volikokku läksime ja korraga oli -151 000, et me ei saanud nagu aru, et kus kohas see nagu tulnud on. Ja me oleme neid ridasid nagu ajanud selliselt, et mitte kuskilt kosmeetiliselt, et võtame midagi nagu maha. Et me oleme jätnud igale poole nagu varu, et kui midagi läheb halvasti, et mingi asi läheb kallimaks või siis me oleme jätnud sinna varu ja tõesti me oleme välja pakkunud ka selliseid asju, nagu seda teederaha juba mainiti seal, et kui on kuskilt vaja nagu
nagu midagi juurde saada, et siis oleks kust võtta ja tegelikult Merikesel on see kulude pool on nagu hästi tehtud selles mõttes, et ta ei ole siia tegelikult juurde arvestanud seda tagamaalisuse koefitsienti ja kõiki selliseid asju, mis tegelikult seda tulupoolt nagu tõstab, et see on nagu reaalne. Ja kulude poole peal me oleme tõesti arvestanud sinna kõik, mis nagu vaja võib minna, et siin ei ole nagu midagi sellist, et aga selle bussiliini koha pealt praegu hakata nagu sinna energiat suunama, seda saab kõike teha, kui see liitumine nagu tehtud, siis tulevad niikuinii töörühmade ei, selles mõttes, praegusel hetkel Antsta ja Mõniste vahele mingit liitu vaja teha ei ole. Miks ei ole vaja teha? Räägime palun ühe kauba. Miks ei ole vaja? No ma ütlesin, et sa oled hästi kulude ja kuludega, siis tuleb see tabeli juurde. Mina kirjutan siia Antsta ja sina kirjuta siia ja Mõnista. Las Veiko näitab. Mina kirjutan siia üks laenukoormus. Antsta palgal on... Aga täna me oleme siin hoopis teisel eesmärgil. Kohalikud inimesed tahtsid teada. Ma siis õige number. See, et me siin arutame raamatupidamisnumbreid, see vihti inimesele ei ütle mitte midagi. Ja sellepärast, et teada saada, kas see rahvahääletus, mis korraldatakse, kas sellel ka mõjuvõim on. Me oleme volikokku valinud inimesed, mida peaks rahvast esindama. Ja kui nüüd rahva meelsus volikokku liikmetele üldse korda ei lähe, mida me siin teeme? Miks me siin oleme? Lähme siis aiani, kui otsus... On sul mõni valija siin või? On sinu valija siin? Rahvahääletus ei ole volikogu liikmetes siin jõud. Ja nagu me kõik teame, siis volikogu liikmetel on natuke rohkem informatsiooni kui kõikidel inimestel, kes... Aga see ju... Seda peab küsima volikogu nende liikmete poolt, kes hääletasid rahvahääletusele. Väga üleolev suhtumine on sul meie valla kodanike suhtes. Minu küsimus on, kui suur protsent on täna volikogu liikmetes poolt ja kui palju on vastu prognoositavad? Eelmine hääletus näitas 50-50. Siis polnud andmeidki ju. Jah. Ma ei pea olema teadlane. Meil oli jaanuarikuus hääletus, kas me läheme selle läbirääkimistega edasi või mitte ja seal läksid hääled pooleks. Aga see ei olnud see hääletus, kas see on Mõnistega liitumise poolt või mitte. Mis on kõige suuremad argumendid, miks poolt siis hääletati? Hea küsimus, see on vastab. Mina olin üks, kes hääletas selle poolt, et minna läbirääkimistega edasi. Sellepärast, et väga mitmed numbrid olid kuidagi tugevas muutuses ja meil reaalselt ei olnud fakti teadmist. Sest näiteks ka see, kui palju oli tegelik tulumaks, mis on piirkonna jaoks hästi oluline, need andmed me saime, Rõuge küsis, eks ju, ta sai need andmed 31. jaanuar ja meie saime need teada mina meil lepingu saaksid 6. veebruar. Ja tegelikult on see kahjulik meie Antsla rahvale. Jah, sellele, et läbirääkimisi jätkata. Kui ma praegu olen saanud need numbrid, siis mina nende numbrite alusel, et ma tõesti tahtsin hästi täpselt kontrollida, nagu ma teile siin ka rääkisin, et need vastavad tegelikkusele, vastavad tõele, siis mina vastan jah. Sellepärast, et mina ei näe, et Mõniste ei saaks oma tulude ja kuludega hakkama. Ja kui tasandusfondi summa neile aastast 2026 sinna juurde tuleb, siis nad tegelikult katavad ära ka oma tulevased investeeringud. Ka, et ma olen jama, et nad tulevad ilusti omadega välja ja plussi, kui meie eelarve on 10 miljonit, okei. Lehad tahtis täiendada, me paneme teie hooldekodusse ka sisse 1,6 ja siis paneme sinna laenuga, see 880, siis tuleb 58%. No, see pole ka 30%. Saavad enda raha tagasi. Siis mina olin kurja tegija. Mõniste vald tuleb meile üle sisuliselt
me ostame seal valla ära, notarileping, kõik puha. Piirkonna, palun räägime piirkonna, nii-öelda Mõniste valla. Siis tegelikult seal tuleb ka meil kaasa igavene korpsi liitset vara, mida on võimalik nii-öelda võõrastada. Mis hinnad? Vara tuleb seal üle 3 objekti, hooldekodu, kool, kultuurimaja. Kultuurimaja me ei müü, seda on vaja, aga hooldekodu on vaba vara, mida võib võõrandada. Ja nüüd, kui me võtame, seal on muid liikviitsid varasid veel, ütleme, umbes täpselt kinnisvaras nagu inimesena ma võin öelda, siin võib võtta 400 maha. Ütleme, üks vaesem pool on see Kuldri pool, Urvaste pool. Ja kui nüüd numbritele näkku vaadata, üksikisiku tulumaksu laekumised ja veel mingid numbrid seal, siis tegelikult Mõniste pool on palju jõukam, kui on see pool Antslas. Kui meil juba hädamajad, miks meil siis veel... Probleem ongi selles, et see pool on seal jõukam. Et kui vaene abielu siis on vaene rikkamaks. Välja kõikide külade tulumaksu laekumised, teate, see ei anna mitte midagi, sest me väga hästi teame, et need, kus on suurem hajaasustus, kus elanikkond on väiksem, nende tulumaksu laekumine on väiksem ja Antsla linnas, kus on rahvast rohkem, on tulumaksu laekumine kõrgem, kas ei anna mitte midagi. Et kokkuvõttes peaks ikkagi vaatama kõik ühiselt ja kindlasti juhul, kui see Mõnistega liitumine tuleb, siis ma olen üpris kindel, et esimesel aastatel väga täpselt jälgitakse, et kui palju kuskilt midagi tuli ja tõesti see nii-öelda esimene poolaasta on juba kokku lepitud, et Rõuge võtab Maksuametist need täpsed andmed, sellepärast et Sellest häälest volikogus olid ühinemise poolt teisele poole 9 inimest, 2 vastu. Aga peale rahvaküsitlust saime aru, et tuleb käituda nii, nagu inimesed tahtsid ja otsustasime volikogus, või õigemini mina tollel volikogus ei olnud, aga volikogu otsustas ühineda Antslas. Soovis on ka teil, lugupeetud volikogu liikmed, ikkagi rahva arvamusega arvestada, mis see, et teil on õigus ilma sellest hääletada. Jaa, aga tegu ei ole haldusreformiga, vaid tegu on selline tere tulemust. Aga see õigus on neil lihtsalt samamoodi, nad ei pea arvestama rahva... Ei, volikogu ei peagi arvestama, siin on kas vaja poolt ja haldusreformi ei pidanud. Aga kindlasti, nagu te inimesed teate, siis Antsla volikogu on veebist jälgitav, et kui see volikogu toimub, siis palun avage kõik see YouTube'i kanal. Rõuge valla volikogu andis rohelise tule piiride muutus. Andis jah. Nüüd ma ei pea olema teadlane, ei lähe kaua aega millal see on märtsikuu lõpupoole volikogu istung. Seal tuleb ilusasti roheline tuli. Ma ei saa aru, mis me siin teeme. Mina arvan, et me oleme väga täpselt täna ära rääkinud kokkulepet. See, mis nii-öelda juriidiliselt 2 omavalitsust on lauale toonud, me oleme rääkinud ära ka tulude ja kulude poole. Lea, kõigepealt sinu repliigile, et nimetasid meid vaeseks, eks ju. Et kui oli meil see sundliitumine, siis me tulime päris korraliku vallaga teile üle sinna. Midagi sinna teha ei ole, me olime enam-vähem ära teinud kõik oma kanalkad ja koolimajad, 250 000 oli kassa järgi meil. Ja kui ma Evo ei eksi, siis kui me vaatasime, siis... Sa räägid Urvaste vallas. Urvaste vallast Antsla poole tulla, et natukene solvas ausalt. Väga solvas. Ja tulumaksu laekumine ühe inimese kohta oli ligi 100 eurot Urvaste vallas rohkem kui Antsla vallas. Tolleaegsete maksuameti andmed järgi. Et natukene, kui sa nagu midagi ütled, siis ikka toetud faktile. Esimene 45 jagame pooleks. Kuna teine pool siis tuleb kas projektidest. Nagu teatavasti Võru Vesi ei investeeri siia midagi, et Võru Vesi on ettevõte, kes seostab projekti, vald maksab oma osaluse, saab selle eest Võru Vees mingeid aktsiaid ja tema nagu võtab meie käest läinud raha.
et arvestage siis, jagame selle pooleks, sealt tuleb veel 320 000 juurde, et siis 10 aasta jooksul meil võib tulla 1,4 miljonit meie eelarvest. Need olid 2 tähelepanekut. Et Merike, kui rahvas otsustab, et meie ei soovi mõnistega liituda, milline on sinu otsus volikogus? Kuidas sina arvad? See on nagu välja pressimees. Mina olen rahval. Aga mul on ka üks küsimus, et asi on üldse mõttekuses. Miks me paneme enda sundolukorda praegu, kui 4 aasta pärast tuleb kindlalt üks suur Võru vald? Aga see on loogiline. Sest väga mitmetes omavalitsustes on haldusreformi sellise nii-öelda tulemusena probleemid ja vähemalt nii-öelda seal ministeeriumi kinnitusena sellele praegu mingit jätku ei planeerida nii-öelda kohustuslikus korras. Kuidas see tulevikus läheb? Ei oska öelda, ma arvan, et mingil hetkel, kuna Eesti on tõesti nii palju väike, siis mingil hetkel seda väga planeeritakse. Meie olukord on, või ütleme, meie põhimõte peaks olema võimalikult kaua olla omaette omavalitsus, sellepärast, et kui me pärast oleme kõik üks Võru maakond, siis ma arvan, et ei huvita eriti mitte kedagi, mis meist siin saab praegu. Eelnõu valmis peab olema, mis volikokku läheb? Volikogu on 25. märts, on teisipäev ja materjalid peavad välja minema eelmise nädala neljapäeval. Eelnõu põhimõtteliselt on valmis, ega tuleb selles mõttes hääletusele. Positiivne stsenaarium tuleb hääletusele. Ma olen öelnud, et ma olen selle osas nagu ettevaatlik, ma olen seda ka mõniste rahvale öelnud, ka seal koosolekul, et neid plusse ja miinuseid tuleks nagu kõvasti kaaluda. Kui plussina, kindlasti on elanike arv, miinuseid võib-olla rohkem. Miks me siin oleme, on lihtsalt sellepärast, et meile see teema lihtsalt läheb korda. Me oleme sellepärast täna siin ja sellepärast me oleme, kui mitte kedagi ei oleks mõnistest nagu tulnud, siis oleks ju see näidanud seda, et meid ei huvita see. Räägite suhtumist, kuidas suhtutakse teisse samamoodi tulevikus. Te saate nüüd aru, mis asja all kõik. Lugupeetud volikogu liige, see räägis, kuidas meisse suhtutakse. Meil pole lasteaiakohti. Meil pole tänavavalgustust vaja, meil pole, probleemid on siin ka. Aga kas meie saame ka 2 nädalat siduda eelnõuga või? Ja vastu võite ei no rõhuge küll, aga meil ei ole võimalus. Et ärge võtke meid, et me oleme 25 oli üli ja palandust hüpata, et meie kavatsused on olnud head ja me oleme siin sellepärast, et aga oma mõnda te jagelete ikka seal üla. Ma ei taha siin analüüsida rõuge mingisuguseid juhtimisvigu või neid reforme, mis on läbi viidud. Lihtsalt me tunneme, et meile on tehtud väga palju liiga. Sest see asi ei oleks muidu nii kaugele nagu jõudnud. Minu omad ja viimane on 2 asja, et see sama investeeringute teema. Et Veiko Haugas siin ütles, tõi need protsendid välja ja siin on kütakse jutt, et nagunii on mingid investeeringud. Ja see kahtlus on kõik olnud. Aga see põhjus, miks meil ei ole kiireloomulisi ühtegi investeeringut, jah, see väike asi rahvamajas lisaventilaatoriga, et ta ei pea katet vahetama, seal on kütte oli lõpp rahvamajas sees, muud midagi. See ongi see põhjus, miks meil ei ole kiireloomulisi investeeringuid vaja, sest kõik investeeringud vajalikud on tehtud. Kiireloomuline on lai mõista. Teine asi, ma väga mõistan, uskuge mind, mõnist inimesed mõistavad seda muret, mis siin välja üteldi Kuldre kooli osas. Täiesti üks ühel. Ja ongi see, kes teeb otsused koolide muudatuse osas, volikogu. Aga arvestage seda, et kui mõnist inimesed on teil volikogu laua taga ka, siis meie ei ole kindlasti need, kes ühtegi kooli sulgema. Teie kindlasti ei ole see, kes tahaks teha, et kas see vastab tõele, et teie tegite just ettepaneku volikogule, et Arsku kool kinni panna, et mõniste alles see. Selleks peab mõistma konteksti, miks me selle räägime.
aga äkki mõniste alles jääks, paneks Kuldre ka kinni, äkki tuleb sama eelnõu meile ka. Kui Kuldre teeb eelnõu, et mõniste kinni pannakse, siis on see võimalik, aga mitte teistpidi. Aga siis me oleme üks vald, me peame üheselt võtma kõiki inimesi, ei saa olla, et ühes nurgas on ühtemoodi, kohtleme teises nurgas teistmoodi. Ebareaalne. Tänase kokku võtame siis minu seisukohalt seal ikkagi endise Urvaste valla elanikuna, on ju praegu Hansla valla elanikuna. Ikkagi kui sealt näha, siis meie piirkonnale see liitumine kasulik ei ole. Esiteks juba Kuldre kooli seisukohalt, pluss see liitumisel ei ole kõiki kulusid seal kirjas, ma tõin ka mõned näited enne, neid kulusid on veel, mis on ära võetud, et neid ei taheta panna, neid tahetakse hiljem panna. Ja ma arvan, et selle piirkonna inimesed, kes on siin, mulle tundub, et ei poolda seda liitumist. Ja ma kutsun üles ikkagi kõiki volikogu liikmeid, nii nagu ennem siis, kui Hansla Urvastega liitus, volikogu arvestas rahva hääl. Ja selleks on ka see siis rahva hääletus tuleb, et palun liikmed, aga kui tuleb teistmoodi, siis tulebki arvesta igal juhul. Arvata ja kui tahetakse mõnistega liita, siis ei ole midagi teha. Aitüma, ma arvan, et me saime ilusti 2 tunni sisse. Kohtumine on läbi saanud ja need, kes tahavad, saavad homme siis